omlettõuntega. Retsept on järgmine. 3 muna. Oi, vähe tõesti. 1 suur või 2 väikest õuna. 1 detsiliiter vett. 1 supilusikas võid. 3 muna. 2 teelusikat suhkrut. Pisut soola. 1/3 teelusikatäit musta pipart. Pisut kaneeli. Vajadusel lisage ka pisut sahvranit. Teil on vaja ka head kokaraamatut ja kindlasti head kokka. Tere, kallid keske- ja toiduhuvilised! Jaa, see oli normaalne, aga mul kadus üks asi ära. Tere, kallis rahvast! Ei, Raul ütleb. Tere, kallid keske- ja huvilised! Täna mängime söögitegevust. Hakkame pihta. Esiteks on siis vaja meil õun koorida. Ja nii, meil sai siis õun kooritud ja nüüd on vaja õun ära tükedada kuubikuteks. Nii lihtne see oli. Nii, nüüd paneme õunad kaussi. Nii, ja nüüd paneme õunad pannile. Nii, ja nüüd lisame siis vee. Segame seda natuke. Ja nüüd laseme 2–3 minutit keeda. Kui teil on õunad ära keedetud, siis nõrutage need lihtsalt ära ja pange uuesti panni peale. Sellepärast, et nüüd on vaja need õunatükid ära praadida. Kuldkollad. Koos võiga. Nii, ja nüüd segame. Järgmiseks lopi munad lahti ning lisa maitseained. Me paneme siis siia 3 muna. Munad tuleb Ära loppida. ja maitseained osindada. Kõigepealt lisame natukene pipart. Nii, nüüd on siis maitseainete kord. Nii, soola natuke. 2 teelusikatäit suhkrut. Ning viimaseks kaneel. Nii, ja nüüd ei ole muud kui kõik Läbi kloppida. puhastame natuke lauda. Nii, kui munad on maitseainetega lahti klopitud, siis ei ole muud kui muna pannile panna ja varsti saab süüa. Ja nüüd siis lisame natuke pannile võid. Läheks panniga küll jõuasti kinni. Segame natukene õunu ja lähebki muna pannile. Tuleb natuke segada. Ja oodata. Nii, ja nüüd on siis muna valmis ja nüüd hakkame kaunistama. Ja nii lihtne oligi omlettõuntega raamatus Keskaja köök. Proovige kindlasti järele.